Tervitus kõigile käsitööhuvilistele. Tänane video tuleb tikkimispinkidest. Ma mõtlesin, ma teen sellise video, kus ma võrdlen kahte tikkimispinki, et kui kellelgi kunagi tekib soov muretseda endale mingi selline, ta teab, millele nagu tähelepanu pöörata ja on lihtsam võib-olla oma valikuid teha. Ja ma võrdlen konkreetselt kahte pinki, mis on minul kodus olemas ja mida ma olen umbes 4 kuud kasutanud. Ja nendeks pinkideks on AliExpressist ostetud nimetupink ja Ukrainast ostetud pink firmalt Arabesk nimetusega Ivoga, mis tõlkes tähendab peoleod. Ja ma hindan neid kahte pinki 6 kategoorias ja mõtlesin, nii nagu koolis on tavaks, siis igas kategoorias hindan pinki 5 pallisüsteemis. Ja seletan ära, miks ma sellise hinde selles kategoorias annan. Siis ütlen lõppsumma ja siis igaüks ise vaatab, mida ta tulevikus endale ostma hakkab ja mis valikuid ta teeb. Ja esimene kategooria on mul hind ja kättesaadavus. Ma panen need kokku sellepärast, et nad on vägagi seotud. Ja hinnast siis nii palju, et see vasakpoolne AliExpressi pink, seal kus mul praegu tööd peal ei ole, selle ma ostsin, ma arvan, et oli mingi sooduspakkumine, ta maksis minu meelest 16 eurot. Et praegu ma kiiruga vaatasin, ma nägin 19 euroseid pinke, aga minu meelest alla 16 euro ma ei ole näinud. Küll aga on kallimaid, aga põhimõtteliselt on tegemist ühe ja sama pingiga, nii et üle nagu maksta ei ole mõtet. Ja kui kättesaadavusest rääkida, siis AliExpressist oskab enamus meist tellida ja tuleb lihtsalt oodata umbes 6 aega ja tegemist on pakiga, minu meelest oli täiesti kenasti pakendatud selline suur karp, kokku tuleb ise panna. Aga juhend on kaasas ja midagi keerulist selles ei ole. Ja kuna see pink on odav ja ta on otsinguga kergesti leitav, siis ma panen 5 pallisüsteemis sellele pingile hindeks 5. Nüüd kui rääkida sellest parempoolsest pingist, kus on mul poolik töö peal, sellega on selline asi, et tegemist on Ukraina firmaga ja kui võtta lahti mingisugune Ukraina online pood, on hästi rõõmustav näha, et selle pingi hind on 11 eurot Eesti rahas, aga siin on suur aga. Seda 11 eurot on muidugi tore vaadata, aga reaalselt selle hinna eest pinki mitte mingi juhul kätte ei saa. Sellepärast, et Ukrainast ostes, kuna tegemist on üle 1,5 või oli ta üle 2 kilose pakend kokku suure pakiga, siis saatekulud Ukrainast Eestisse on meeletult kõrged. Nad on kordi kõrgemad kui osta Venemaalt või kuskilt mujalt 3. riikidest. Et ma vaatasin seda, et kui ma ostan Ukrainast pingi, siis saatekulud lähevad mul alates 30 eurost. Mis teeb pingi hinnaks kuskil 40 eurot. See asjaajamine on niivõrd keeruline, et mina leidsin teise variandi ja ma ostsin selle Inglismaalt. Nimelt tegutseb Inglismaal üks pood, mida peavad siis, ma arvan, et ukrainlased. Ja nad saadavad imekiiresti selle järgmisel päeval selle asja sulle koju ja sa saad imekiiresti selle kõik kätte. Aga hind on seal selline, et see pink, ma ostsin kõige suurema raamiga pingi, maksis 30 eurot ja saatekulud olid umbes sama palju. Muidugi, mis nagu hästi jääb südant ja hinge kriipima, on see, et see asi maksab 11 eurot ja ma käin selle eest välja reaalselt 60. Ja sellepärast, kuna selle kättesaamine on suht vaevaline ja ta on suht kallis, panen ma 5 pallisüsteemist talle hindeks 3. Järgmine kategooria on mul siin pingi välimus. See tähendab, ma mõtlen välimuse all, kuidas ta välja näeb üks asi, aga teine asi on see, kuidas teda katsuda on. Sellepärast, et seda pinki ma kogu aeg kätega puudutan. Ja sellega on nüüd selline asi, et ma näitan lähemalt. See on nüüd firma AliExpressi pink ja ta on lihvitud, see puit on siin lihvitud, aga ta on selline, ta on tunda, et puit, et mõnes kohas on siin need puidupinnud ja ta on selline kare ja teda on tegelikult suhteliselt vastik katsuda, mulle ei meeldi sellised karedad asjad, selline näeb välja. Aga välimus ise on selline lakooniline, nagu kõik on olemas, mis ühel pingil tarvis on. Ja sellepärast panen ma, kuna ta on selline, ikkagi korralikult ei ole töödeldud, siis ma panen talle 3 punkti 5. Nüüd, kui me räägime firmast Arabesk ja peoleost, siis see puit, need detailid, nad on hästi siledaks lihvitud, sellised mõnusad. Need jalad siin on ikka eritesti. Ma näitan, siin on veel A-täht ka peal, et nad on hästi mõnus, hästi sile, hästi korralikult tehtud.
No siin on natuke tunda, et on puiduga tegemist, et ei ole plastmass, aga siit on küll pink iseenesest samuti näeb kena välja. Et on näha, et on tegemist ikka sellise tõsise tööriistaga ja sellepärast ma selle välimuse poole pealt panen Beoleole 5 punkti. 3. kriteerium on stabiilsus, mis on ülioluline sellepärast, et kui me tikime, siis me räägime sellistest mõõtühikutest, mis jäävad alla 1 millimeetri. Kui midagi kogu aeg virvendab, loksub paigast ära, siis sellele väiksemale ühikule 1 millimeeter on väga keeruline pihta saada. Ja ma nüüd näitan teile ära, milline on AliExpressi pingi stabiilsus. Nagu te näete, on stabiilsus praktiliselt olematu. Need jalad vajuvad viltu ja niimoodi ta töö ajal loksubki niimoodi. Ja see on nagu selle pingi kõige suurem miinus üldse minu meelest. Ma annan 5 pallisüsteemis 2 punkti selleks, et põhimõtteliselt püsti ta seisab, et Inde 2 annab ära, aga rohkem ma küll ei näe põhjust anda. Nüüd vaatame pinki Beoleo. No nagu te näete, siis pink Beoleo on absoluutselt stabiilne. Ma ei oska ütelda, kas on natukene abiga sellest ülemisest ekstra põiki latis seal. Ta on väga stabiilne, need poldid, kõik mutrid, kõik kruvid, kõik on hästi stabiilselt kinni. Ta on läbimõeldud disainiga. Mul ei ole mitte ühtegi probleemi sellega tekkinud. Ükskõik mis asendis ta mul on. Üldse mingit vibratsiooni tikkimise ajal ei teki. Ja selle eest ma annan talle 5 punkti. Nüüd järgmine on mul lisad. Ma näitan siin ühte lisa. See lisa käib AliExpressi pingi juurde, aga ma ei ole teda sinna kinnitanud. Siia ma arvan, et käib skeem. Kinnitatakse siis kusagile siia. Mina seda ei kasuta. Aga põhimõtteliselt selline asi on olemas. Ja mis mulle õudselt meeldib selle pingi juures on selline kandiline. Ja siia sisse ma panen niidi, aga siia sisse, nagu te näete, võib-olla peaks see olema teisel pool üldse, mahub hästi väike niit, aga mul on täpselt nende helmestiknende jaoks kasutusel selline pisikene niidirull, ta läheb hopsti siia sisse ja kui mul vaja on, siis ma keeran ta tagurpidi niimoodi ja kallutan ta välja, et selleks ta sobib, et see mulle nagu õudselt meeldib. Et kui rääkida pingist Beoleo, siis on siin eraldi selline latt, kuhu saab kinnitada, minul on näiteks praegu siin luup, samamoodi saab kinnitada siia lambi ja siin on sellised augud sees, et siia saab siis vajadusel igasuguseid lisasid juurde panna, et see mulle meeldib. See tähendab seda, et kui mul on vaja pingiga ühest kohast teise minna, siis ma võtan kogu selle krempli niimoodi kaasa ja mul on kõik töövahendid võtta. Ja ma ütlen kohe hinded, et AliExpressi pingile ma panen lisade poolest 3 ja Arabesque pingile ma panen 4, et miks ma rohkem ei pane, miks ma 5 ei pane. Et mul on selline protsess, kus ei ole väga palju niite, aga kui mul oleks selline protsess, kus mul on 90–100 niiti, siis ma pean need lisad siia juurde ise ehitama või mõtlema või muretsema. Et selles mõttes vaatamata sellele, et ta on super hea kõik, siis ma arvan, et on võimalik teha midagi veel paremat. Ja sellepärast ma panen 4 punkti 5. Ja vaatame punkti number 5. Ja punkt 5 on raam. Räägime siis AliExpressi pingist kõigepealt. AliExpressi raam ja see raam on siis selline. Ja mul on siia õmmeldud kanga tükk. Ja miks mul see siin on? Sellepärast, et originaalis oli siin umbes selline plastmassist toru, mis siis käis siia külge. See on torude isolatsiooni see materjal, et muidugi mitte selline valge plastmassist toru, mis siis käis siia külge. Aga võiskasin ära sellepärast, et ta oli tehtud nii jäik, et teda ei olnud võimalik niimoodi ära võtta, vaid ta pidi lükkama siit külje pealt sisse. Aga see tähendab seda, et kui ma panin pildi siia, siis ta lükkas selle pildi lihtsalt niimoodi kortsu ühte puntrasse. Ja kuna tegemist mul oli konkreetselt veel selle atlassiidiga,
siis loomulikult rikkust ära mu ka pildiraami ja nende torudega ei olnud mitte midagi teha, nad olid nii jäigad ja kasutamiskõlbmatud, et ükski minu meesterahvas tuttav ei saanud ka neid siit niimoodi ära võtta ja tagasi panna ja mõtlesin, ma ei hoia neid ja viskasin nad lihtsalt minema ja õmblesin siis sellised riidest, nagu vanasti tehti, riidest riideribad ja põhimõtteliselt siia külge ma lihtsalt traageldan pildi ja siis keeran selle pingule ja väga hästi hoiab, aga see tähendab jälle lisakäsitööd ja kõige selle pärast panen ma raamile hindeks 3 punkti, sellepärast sellisel kujul, nagu ta seal oli, teda kasutada ei saa. Nüüd firma Arabesk raam, mul on mitu raami ostetud ja ma näitan lähemalt ühte raami. Raam muidugi hästi siledaks töödeldud, hästi mõnus. Näete siin sees sellel pulgal on selline vahe, et kui ma siia panen riide ja siis on siin sellised kinnitused. Põhimõtteliselt on siis niimoodi, et käib selline klõps, et sellisel kujul, täpselt nii on mul ka see sama pilt sinna pandud, mul on lihtsalt ta juba siit ära keeratud allapoole, sest mul on tööd nii palju valmis tehtud. Hästi mugav kasutada selle raami eest. Ma annan 5 punkti, sellepärast midagi mugavamat ma ei ole näinud ja firmal Arabesk sellel pingil on võimalik siis osta mitme suurusega raame ja kõik raamid sobivad siia. Ja raami eest ma annan Bioleole 5 punkti. Ja viimane kategooria, mis jääb, on kasutusmugavus. Seda AliExpressi pinki kasutasin ma esimeseks tööks teadlikult, nagu otsisin kõige odavamat pinki, sellepärast et ma ei olnud kindel, kas mulle üldse meeldib pingi peal tikkida või mitte. Põhimõtteliselt ajab asja ära, eriti esimeseks tööks, aga nagu ma ütlesin, ta kukub kogu aeg pikali, ta logiseb, pinnud saab kätte sealt endale. Mis puutub Arabesk firma Bioleo pinki, see on ülimugav. Et ta on hästi ergonoomiline, et teda saab panna allapoole, ettepoole, tahapoole, ülespoole, nii kuidas parasjagu sobib. Kasutuse poole pealt 4 punkti panen. Ma panen Arabesk firma pingile 4 punkti. Kuhu see 1 punkt kaob? Aga 1 punkt kaob sinna, mis on ka AliExpressi pingi suur probleem, on need samad puldid, mis hakkavad, nad väsivad ära lihtsalt. Ja sellepärast ta logiseb. Ja siin on sama asi. Kuigi üldiselt enamus nendest on väga tugevad ja väga stabiilsed ja hoiavad hästi kõvasti kinni, siis vot see, kuna ma kogu aeg keeran teda ülesse ja alla, siis vot see koht vajab ikkagi pingutamist iga 20-30 minuti tagant, kui ma teen pidevalt tööd, siis ma pean siit ühelt poolt kruvi kinni hoidma ja seda keerama tugevamaks. Ja kui nüüd ma räägin lõppsummast, minu arvestuste kohaselt saab AliExpressi punkt 18 punkti ja Bioleo saab minu poolt 26 punkti. Selline video sai mul 2 pingist ja kui te tikite ristpistes, tikite te helmestikandit või veel mingisugust varianti, siis kui teil kahtlusi, kõhklusi on, siis vaadake videot, mõelge ja tehke oma valik, et ma kindlasti ei ütle, et üks valik on halvem kui teine, lihtsalt igal asjal omad plussid, miinused, aga valik on ikkagi teie. Ma soovin teile ilusat sügise jätku ja loomulikult ärge unustage käsitööd. Ja kui te tunnete, et te midagi kasulikku saate minu videotest, siis kindlasti tellige minu kanalit. Kui te likeite videot, siis selle üle mul ka ainult hea meel. Aga nägemist ja kohtumiseni järgmises videos.